tervist, mina Illar Kohviinavalt. Ja ma tegin siin just küsitlust teemal, et mida arvate Maire Aunastest kui poliitikust Riigikogus. Ja kõigepealt sellest, et miks ma sellise küsitluse tegin. Nimelt kuskil aasta või rohkem tagasi ma suhtlesin Maire Aunastega Facebooki teel. Ja tegin, tema selline uhkust ja selline bravuurikas daam, kes nagu intervjuusid anda ei taha, ütleme näiteks Nelli Teataja või niimoodi. Aga ja siis ongi niimoodi, et ta sirtsutab ja sartsutab ja selline eputab ühesõnaga vastu. Ja siis oligi nii, et aga ma kuidagi õnnestus ta õnge tõmmata natukene, et küsisin, et mida ta oma katuserahadega teeb, mis Riigikogus saab. Siis ta rääkis umbes taolist juttu, et ta käib nagu valijatega kohtumas ja siis vaatab, kus midagi vaja kellelgi on, et siis niimoodi annab rahasid. Ja siis ma tegin sellest ikkagi leheloo sõnaga, siis ta oli nii hirmus tigemu peale, et ma nagu julgesin tema neid asju nagu avaldada ja siis ta sõnaga blokeeris minu sõnum saatmise Facebookis ära. Siis mõni aeg oli vait sel teemal sõnaga, aga siis nüüd võtsin kätte ja siis kuna ta Riigikogus, siis ma saatsin talle Riigikogu e-maili peale mõned küsimused ja ma loen need praegu siin ette, et mul oleks teile kui endisele telestaarile mõned küsimused, et nimetage kas või üks saavutus, mida olete Riigikogus aja jooksul korda saatnud, mil olete seal olnud. Et kindlasti olete kahetsanud Riigikogusse minekut ja taga nutnud jälle teleaegu, mil särasite saatejuhina ekraanil. Kas kandideerite järgmistel valimiste Riigikogusse? Mida teie oma katuserahaga teete, mis teile Riigikogus antakse? Ja mis põhjusel ei taha Riigikogu päevakorda võtta toiduseaduse muutmist, et kauplused ei peaks hävitama söögiks kõlbulikku toitu eilse kuupäevaga, mida toiduseadus ei luba praegu abivajatele Toidupanga vahendusel annetada? Ja kas tõesti pole valitsusel kusagil leida 30 000 eurot, et Toidupangale kiirkülmutusseadmeid hankida? Ja kõigepealt siis Maire Aunaste jälle ütleb vastu, et härra Illar, te minevikku mõnikord ikka mäletate, bye? Ja siis pärast vastab mulle, et kulla Illar, see, et tuntud inimesi vihkate, ei muuda mind sekunditki võrdki. Äkki peaksite ikka perearstiga kokku saama? Ja siis vastab jälle, et kallis Illar, teie koos oma ajalehed olete ju sama suur null nagu mina Riigikogus. Mida te arvate, kumb null rohkem maksab? Ja siis ma mõtlesin, et ma teeks üks asja, et ma paneks Facebooki üles sellise küsitluse rahvale, et mida arvate Maire Aunastest kui poliitikus Riigikogus, et las rahvas siis ka arvab, et mida selline, ma ei tahagi öelda selle kohta midagi, mis ma Maire Aunastest tegelikult arvan, aga et mida temast nagu arvatakse sõnaga. Et selline, nagu saatetest oli, et lehvitas ikka selle lehviku kende, et kui sellised sattuvad Riigikogusse, et kas nad ei ole naljanumbrid mitte ja siis siin sõnaga vastavad näiteks Aadu Must, poliitik, Ilja Kolomb vastab, Inara Luigas, Pille Pürg, kes tuntuvad inimesed nagu on, ja mitmed teisedki, et vastavad sel teemal nagu mis nad Maire Aunastest arvavad, aga kokkuvõtlikult öeldes nad ei arva tast nagu mitte midagi sõnaga, et tahavad öelda seda, et iga kingsek käib oma liistud juurde tagasi, et ta mingi telesse tehku seda tööd, et telesse oli ta professionaal, aga poliitikas on ta ümmarga null ja sõnaga, et seal on ta naljanumber. Ja nii tahavad rahvast talle öelda. Ja selle kohta, et kõik kommentaarid ma andsin nagu Maire Aunastele endale ka lugeda. Ja Maire Aunaste siis nüüd lõpuks vastas mulle, ma tõesti palun, et te minuga rohkem ei suhtleks. Ma ei heida teile ette haigust ja muidugi räägi ma midagi ka teistele. No kulla Maire Aunaste. Aga ma tõmbasin teil ju tooli istumiselt ära. Selleks ma seda küsitlust ja värki üldse tegingi, et avalikult seda asja kõigile teada anda sõnaga, et kogu see meie kirjavahetus, kõik on ju Facebook üles pandud ja rahval teavitamiseks ja mitmel ajalehe saatsin selle, et küllap ka mingi ajaleht avaldab seda värki kõik, et saavad ju kõik teada, et kes te tegelikult olete. Natuke mõelge, Maire Aunaste. Ma ei heida teile teie
noh, kuidas ma ütlen, et või võrdlen, et noh, muidu peetakse ka Anu Saagimit bravuuritariks ja selliseks, aga noh, te olete ikka jälle Anu Saagimist antud juhul ikka 10 korda bravuursem kui jälle tõepoolest selliseid vastuseid anda sõnaga, et teid ei saa mitte sugugi, mitte minutiski tõsiselt võtta sõnaga, et te olete lihtsalt selleks Riigikogus, et istuda saalis, jälle kui lepitakse kokku, kuidas on vaja hääletada, siis teie teete täpselt nii, nagu jälle peate hääletama, sellest te saate palka, selle palga üle te virisete, et selle palgaga ei ole võimalik Eestis ära elada, no minge välismaal, te olete välismaal enne elada, no minge sinna välismaal tagasi, elage seal oma luksuslikku elu, mis siin Eestis üldse passite, ühesõnaga, et siin Eestis teist keegi puudust ei tunne ju, nii et nii ütlen mina Illar Kohv Viinavalt Maire Aulaste kohta.